nii. Sõber Peeter maitseb kohvi. Tema esimene kohvi. Kuidas tundub? Lõhn on küll hea. Lõhn on hea. Nagu oleks päris oma kohvi. Nii. Suur tass seda. Suur tass. Ja kohvi juba tuleb. Palju sa ise kohvi jood? No nii 5-6 tassi päevas kindlasti. Okei, suur kohvisõber. Ja endal on kodus? Ma mäletagi, mille oma see on. Mina joon Costa d'Oro kohvi reeglina. Ja ma nende Costa d'Oro inimeste käest selle oma sinna nagu ostsin ka. Ehk siis sa jood espressot kodus juba korraliku kohvi? Ehk siis siit on nüüd näha inimene, kellel on juba kodus kvaliteetaparaat. Võtab meie kohvi, seal on siis suhkur ja vaht ka. See tuleb nüüd teistpidi tagasi kerata? Keera tagasi. Siis ta kukub alla? Siis ta kukub alla sinna. Okei. Mina jään suhkru ja suurega alati. Väga hea. Et siit saame siis teada, mis kommentaar tuleb inimeselt, kes on juba hea kohviga igapäevaselt harjunud. Sa ei julge seda üles panna. Kohe vaatame. Ma olen enesekindel, sest see on tõesti... Ma tean, ma kunagi proovisin kas Nescafe või kellegi oma käisin mulle mingid presentatsioonid tegemas, et meie kontorisse nende omad võtaksime. Siis see ei kõlbab küll kuhugi juua. Ma millegi pärast ei oota nagu siit ka suurt maitseelamust. Okei. Ära looda väga palju. Kõik on aususe peale, ega siin see ongi inimene ostab endale hea kohvi maitseelamuse pärast, mitte masinat, eks ju? Teine see on kindlasti ka see, et enamus inimesi kindlasti ei joo nagu espresso kohvi igapäevaselt, et nad kindlasti need asjad on kindlasti kannukohvist parem. Ma pane kann lihtsalt sinna tagasi praegu sega ära ja siis on nagu näha. No, proovime. Lõhn on päris hea. Kusjuures päris hea kohvi on. Üllatud, näoilme oli hea, see mulle meeldib. Ei, aga päris hea kohvi on ausalt. Väga hea. Kas sa soovitaksid seda ka teistele, kellele meeldib hea kohvi? Ja kindlasti, mis oli Etioopia, mida ma proovisin praegu? See oli Etioopia, jah. Tõsiselt hea kohvi. Ma soovitan küll kõigile. Okei, aga ma tänan sind. Võta jääks. Okei.